Eesti Esu. Tervist, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad, head jõulunädalat kõigile. Täna on mul külas Aleksander Leonhard Erm. Tere! Tervist! Head jõuluaega ka sulle. Ja. Täna räägime jõululikul teemal. Lugu siis järgmine. Olen mina väljas terminali baaris David Lynchi üritusel Pedigreed kuulamas ja tutvun Ermiga ja hakkame rääkima ja jõuame jutuga sinna, et Ermil on üks väga huvitav amet, nimelt lahkaja. Kuidas defineerida lahkaja ametit? Nii palju kui inimesel, kes mitte midagi sellest ei tea, võiks eeldada, et lahkaja lõikab inimesi lahti. Ja selles mõttes, et võib-olla öelda pigem lahkunuid lahti, et see inimene võib-olla võiks öelda, et siis elusaid inimesi maa lahti ei lõika. Ja need on need sarimõrvarid. See on teine kategooria, seda ma ei tea nagu. Ja et lahkaja siis mõte koos patoloogiga, kuna mina tegelen ainult meditsiiniliste surmadega, siis selle mõte siis ongi välja selgitada, millesse lahkunu siis suri. Et kõik, mis on kriminaalsed surmad ja mis on nagu väliste tegurite poolt, need tehakse kohtumeditsiinis, aga mina töötan haigla all ja mina tegelen siis ainult meditsiiniliste surmadega. Põhimõtteliselt on see siis ikkagi ka lahkunu lähedaste soovil, et kui näiteks inimene sureb ja nad tahavad teada, miks ta suri põhimõtteliselt. Seal on mitu sellist terminit või põhjust, miks tahetakse, et ütleme, on opilaual lahkunuid, on võib-olla mingi operatsiooni järgne, mingisugune raskus tekkinud, on kiirabi, on näiteks elustamisel käinud või ongi püüdnud siis aidata inimest, aga on ikkagi lahkunud, siis samamoodi kiirabi siis ei suutnud seda või ongi nagu lõpuks ta tahab teada tegelikult ikkagi, kas ta oleks saanud midagi teisiti teha. Ja kuna mina töötan siis Kuressaares, siis ütlen ka, et seal on väga hoolivad inimesed ja ka väga hoolivad ametnikud ja nad on ka täitsa spetsam käinud ka siis mul lahangul ja teada saanud siis, et kahjuks ei olnud seal mitte midagi teha, et inimesel oli südameseiskumine ja seal elule mingit tundemärke enam ei oleks tekkinud. Et No Erm, võtame siis, hakkame vaikselt minema, et räägime, kuidas see protsess täpsemalt toimub. Ütleme, et sinu ette lauale jõuab lahkunud surnukeha, kellel väliseid mingisuguseid tundemärke asju ei ole ja küsimus, miks ta suri, et kuidas sa sellele lähened või mis see esimene lõige on või kuidas see üldse protsess alguse saab? No meil on tegelikult taustainfo ka siis selle lahkunu kohta kõik, et terve põhimõtteliselt elulogu siis, et mis ta palju ta arsti juures käinud, mis operatsioonid on tal olnud, mis näitajad tal elus on olnud, meil on kõik see taust olemas, me vaatame selle kõigepealt läbi, meie all siis ma ütleks siis patoloog ja mina ja siis üldjuhul juba tegelikult kas siis see koht, kus ta tulnud on ta haiglast tulnud, on ta kodust tulnud, kõik, mis eelneb sellele juba arstikaart ütleb väga palju, on ta kuritarvitanud alkoholi näiteks, mis juba vihjab ju paljule. Teiseks vanus vihjab asjadele, nagu mida me võime juba arvestada, ütleme, kui ta nüüd on täitsa noor, siis ta ikkagi jälle üldjoontes ta ei lähe haiglale, et siis ta läheb juba jälle kohtumeditsiinile, aga ja tihtipeale on ka siuke, et nagu ütleme, kui sellel ajal, kui lahkunu nüüd nii-öelda otsad on andnud, siis on alkoholi tuba täis, siis ka enamus korrata läheb tegelikult kohtumeditsiini lahkamisele, mitte ta jõua minu juurde. Aga ütlemegi siis operatsioonid,
ennem on võib-olla mingi lugu olnud, et ta on erakorralises käinud, on koju saanud, seal on juba mingid uuringud tehtud, peale seda ta ikkagi kahjuks on siis nii-öelda uuesti kiirabi kutsunud ja on lahkunud, siis nemad satuvad meie juurde ja mismoodi näeb siis välja protsess on, et kõigepealt vaatame välised tegurid üle, ütleme, on tal kanüünid kuskile pandud, on tal võib-olla kuskil mingi väike sinikas ja mis iganes, no igasugused väiksed kukkumised, asjad, et ongi, kuna inimesed on väga erinevad, inimese kehad on väga erinevad, organism on väga erinev, elustiil on nii erinev, absoluutselt kõik, ütleme, sa võid mingil määral mõnda lahangut pidada sarnaseks teise lahanguga, aga nad ei ole kunagi üks ühele, et väike näide, et ühel lahkunul, kellel oli ka siis alkoholi taust, aga üldjuhul tugev sükene alkoholi kuritarvitamine, see ikkagi tegelikult paneb maksale sükse suure laksu, südamele suure laksu, et maksatseroos on asi, mida alkoholi kuritarvitajatelt me leiame üldjuhul ja see on ka surma põhjuseks, aga on ka selliseid asju, kus me nii-öelda esmavaatusel polegi leidnud sellist nagu otsest, on küll nagu mingid vihjend, milles see võis olla, aga ta ei ole nagu selline puust ja punasest, aga kuna meie amet on ikkagi puust ja punasest ja täiesti 100% see on see viimane diagnostika, siis ongi olnud, et väike täkke otsa ees on, mis ei vihja üldse tegelikult mingile surmavale kahjustusele, aga kuna siis, kui on täislahang, siis ma võtan ka siis pea lahti ja kui ma näen juba teiselt poolt, et see väike täkke tegelikult on tekitanud koljule piisava vigastuse ja kui ma näen siis nii-öelda kolju sisse, siis näen ka nii-öelda ajuvere jooksu ja siis on ju on teada juba, millest seda lahkus, aga siis, et ütleme, see ongi selline üldjuhul, kui me ei leia siis nagu nii-öelda seestpoolt sellist vigastust, mis võiks olla kindla peale, siis me võtame ka pea lahti ja see annab selle viimase siis. Sellega mul tuli meelde, minu üks külaline rääkis päris huvitavat lugu millalgi paar aastat tagasi mulle, et kukkus jalgrattaga ja midagi väga hullu juhtunud, mingid kriimustused, asjad. Ja mitu kuud hiljem oli Kreekas reisil ja kogu organism järsku hakkas lihtsalt üles ütlema, et päeva jooksul vist ta lõpuks ei suutnud enam kõndida, pandi ratastooli ja sai väga kiiresti kuidagi Eestisse tagasi ja oleks peaaegu ära surnud, aga põhimõtteliselt, ma ei tea, mis see täpselt see seisund oli, mis tal oli, aga ta põhimõtteliselt puuriti koljusse auk ja lasti nagu vurts välja sealt, et seal oli ja mitme kuu tagant tuli see on ju, et ma ei tea, mis see oli, kas mingisugune rõhu mingi teema ühesõnaga, ta hakkas nagu täiesti, olekski paari päevaga pildi tasku pannud ja ei osanud üldse seda nagu seostada, on ju, et täitsa lambist hakkas keha üles ütlema, et see ja kui sa mainisid, et väike kõks kuskil, mis tundub, et ei olegi midagi hullu. Inimene lõi võib-olla peakapi, selle köögikapi ukse vastu ära, on ju. Aga et sellel võivad olla mingisugused kõvad tagajärjed tegelikult, kui inimene on vanem ja siis tulebki kõik see mängu, mis sa ütlesid, et iga inimene on erinev, on ju, et tegelikult väga palju inimene on üsna nagu õrn olend, on ju, et väga palju vaja ei ole, et nii-öelda pilt tasku panna. Ja, et see peavigastused ongi alati palju ohtlikumad kui mis iganes muud, et näiteks võitluskunstides täpselt samamoodi, et see tagumine piirkond on, see on alati ju keelatud löök, et ütleme, kui ma vaatan MMA matše, võrreldes ma vaatan klassikalist boksi, siis see MMA viimane, see nii-öelda haamri tagumine seal põrandal on ja
tihtipeale on tegelikult see alumine vend seal võib-olla sellises poolküljega asendis, et see on päris hull vaadata, et tegelikult mingid löögid lähevad ikkagi ka tegelikult sellesse väga ohtlikusse piirkonda, kuigi nagu on, kui statistikat vaadata, siis on klassikalises boksis on ju rohkem selliseid peapõrutsi, ajutraumasid ja ka ütleks, et surmasid, et sellepärast see on statistiliselt ju löögitabamused on just ainult pähe. Noh, ongi nagu olenemiskaal ka, aga see on ju see löögitihedus on nii hull, et kui see MMA-d vaatad, siis MMA-s on ju jalad, küünarnukid, maadlused, noh, seal on see raundi aeg nagu nii-öelda, see on nii palju rohkem sisustatud erinevate löökidega, aga klassikalises boksis on jah, see peatabamus on nii palju rohkem, et seal ka ja seal on nagu siis jah, see ringi kohtunik, kes siis vaatab ikkagi tegelikult silmadest ära, kas tal on juba mingisugune nii-öelda ajutrauma või noh, sa võid seda isegi pelgust näha, kui inimesel vihjab sellele, et tal on ajuverejooks. Ja noh, kahjuks on ka niimoodi lahkunud inimesi ju otse ringist siis nii tugev ajuverejooks, et ja kusjuures inimene on veel ise, kus on läbi aastate treenitud siuke lihasmälu, et ütleme, sa võid püsti jala knockout'is alla, sul on täiesti pilt ees, sul on veel see lihasmälu, see liikumine ja kõik need harjutused, need löögid, need asjad on kõik sul sees, sul võib olla mingisugune väga algeline mingi kõne veel on ka alles, et sa seal raundide vahel suudad veel midagi seal treener, kuigi treener räägib rohkem, eks ole, seal nurgas. Aga see on ju puhtalt sellest lihasmälust, et inimene tegelikult on juba väga halvas seisus sellel ajal, et ta võib ära petta, et taga on kõik korras ja ta lähebki järgmisse raundi, kuigi oleks pidanud võib-olla juba 2 raundi tagasi selle ringikohtunik oleks võinud selle otsuse võtta, et ära lõpetada. Ja sellega mul tuleb meelde mingi vanakooli klipp, kus USA mainstream televisioonis vaidlesid Joe Rogan ja mingi boksiekspert ja siis nad olid mõlemad nii-öelda, oli laivis neile helistatud ja klassikalise boksiekspert siis viitas MMA-le justkui hästi vägivaldsele ja sellisele robustsele alale ja boks on siuke kunst ikkagi on ju. Aga selles mõttes on ju tõesti tõsi, et MMA-s on knockout on matši lõpp, aga boksis sa saad veel 10 sekki lugeda ja siis mul tuli kohe meelde see, kuidas Tyson Fury Wilderiga, ma ei tea, kas see oli esimene või tõusis nagu mingi zombi üles ja noh, täiesti kõik oli, noh, vaatasid, et see vend ei tõuse mitte kuhugi. Ja Wilderil endal oli siuke üllatav nagu, et mis asi see on, kus see võimalik. Et selles mõttes ongi aru saada, et miks on võib-olla isegi klassikaline boks just ajule võib-olla kahjulikum, et tegelikult ta oli knockout'is on ju, aga talle antakse mingi aeg, et taastu ära ja noh, okei, sa saad püsti tagasi, sa isegi näitad kohtunikule kõik, et sa oled valmis jälle, nagu sa rääkisid, see lihasmälu ja asi töötab on ju. Aga noh, tegelikult sul on aju on puder ja kapsad seal sees, et sa ei taastu 10 sekiga ära siuksest paugust. On ju. Jah, MMA-s on juba tuleb kohtunik vahele ja läbi ja seal ei hakka keegi lugema mitte midagi, et seal ongi ja teiseks on ka see, et ütleme MMA-s on rohkem seda, sa näed, veri lendab 2 lehte, aga noh, need on nagu lõikaavad. Noh, mis see lõikaav sul näos või on see käes või kus iganes, mis see teeb, see ei ole selles mõttes mingi tervisele ohtlik või võrreldes siis sellega, et kui tuleb näiteks klassikalises boksis tuleb verejooks näos siis, või peas, siis ju suht kiirelt antakse tehniline knockout ju. Et see on ka selles mõttes, et ütleme selle suure kindaga võrreldes selle, ma kutsun MMA kindaid rattakinnasteks, et rattakindaga sa lõikad palju kiiremini lihtsamini sisse või siis näiteks sa küünarnukiga. Klassikalises boksis see suur kinnas, ütleme 10 ounci kinnas, sellega ei lõika nii kergesti sisse, et ütleme, kui ongi see kulm 2 lehte laiali, siis muidugi on erandeid ka. Holyfield sai ju peaga Tysonile mitu korda otse näkku ja kulm pappis kohe lahti ja Tyson kaotas ju tehnilisega sellepärast, et kulm oli lahti, mis ei olnud tegelikult nagu nii ohtlik, aga see oli luu vastu, et siis ilmselgelt.
Aga kuidas sa siis hakkad seda kindlaks tegema, et see, mis sa maksast ütlesid, mis see maksatserioos. Põhimõtteliselt rahvakeeli on see surnuks joomine, on ju? No selles suhtes, et sul on teisi viise ka seda saada, mitte ainult alkoholi juues, aga alkoholi joomine üldjuhul viib ikkagi selleni ja alkoholi joomine viib ka, kui sa seda tseroosi ilmtingimata ei suuda endale sisse juua, siis kindlasti maksa rasvumise suudad ikkagi, et me oleme ikkagi selliseid, ma siis olen näinud selliseid maksasid, et ma ise mõtlen, et kuidas see üldse võimalik on, et inimese, ütleme, et nagu see surmapõhjus ei ole nagu see puudulik maks, et selle maksaga sõidaks ta veel edasi, kuigi see maks näeb välja selline, põhimõtteliselt ma olen võtnud välja sellise maksa kivikõva selline, et ta on nii rasvunud juba ja ta on juba nii läbi omadega, et ma ei saa isegi seda, kõhna inimesega on tegu olnud ja ma ei saa isegi seda maksa sinna kõhtu tagasi enam ühes tükis, sellepärast ta ei mahu sinna ja siis see on siis nii-öelda see, kui sa näed seda nii-öelda, kuidas siis öelda, joodiku kõhtu äkki või, vaat see raseda kõht, mis tekib nagu, et inimene on ise kõhna, aga tal on niisugune jõhker punn ees, meesterahvas, jõhker punn on ees. Ja õllekõuks. Jah, või õllekõuks nimetada, et see ongi, tihtipeale see on ikkagi, ongi sellest, et see maks on nii läbi omadega, ta on niisugune kivikõvad on nii suur, see on selline, nii kui ma maksa välja võtan, siis ma juba vaatan seda lahkunu keha ja mõtlen, et kuidas see tegelikult siia ikkagi ära mahtus, et kõik muu värk peab ka ju ära mahtuma, kuigi tal ei ole, tal ei ole nagu see keha ei ole nii suur. Et see on siis siuke elundite vahele kogunenud rasv, on ju, et ma mäletan, et sa näitasid mulle ühte pilti, mis pani mind ka väga imestama, et oligi siuke, ütleme siuke nagu suur vagla kujuline siuke valge rasv elund või mingi nagu olend, on ju, aga et see ongi lihtsalt kogunenud siis tavaelundite vahele sinna. Ja, et ütleme rasvunud süda võib siis kaaluda sul lõpuks kahekordselt kindlasti, võib-olla isegi rohkem ja see on juba niimoodi, et see rasv on kinnitunud sellele südamele sellisena, et ta ongi, seda sa sealt juba nagu ütleme ära ei pühi ega pese, ta on täiesti kinnitud, ta on üks osa sellest südamest juba, et see raskude liigub koos selle südamelöögiga ja see on nüüd siis, ongi sisemine rasvumine, see on taaskord sellist südant, sa saad mingite rohtude ravimite, mis iganes asjadega, sa saad seda protsessi lihtsalt pikendada, aga lõpeb ikkagi see elutee südame puudulikkusega ja sellega, et see süda ei jaksa sellist asja lõpmatuseni kanda. Aga inimene ei näe enda sisse ja siis ta mõtleb, et ma võin selle 2-3 õlle ja paar pitsi viina veel teha iga õhtu, et ma ju elan. Miks just alkoholist selline rasvumine tekib? Et eeldaks pigem, et see on hästi kehv toitumine, et siis tekib sinna? Toit on teine asi. Ma ütlekski seda pidi, et kui me räägime nii palju sellest suitsetamise, narkootikumide tarbimisest ja kõigest sellest, et see on nii ohtlik. Suitsupaki peal on ju pildid nendest kopsudest, nendest amputeeritud jalgadest, mis iganes. Ja siis on üks pilt on noorest Putinist. Kõik, kes suitsetavad, teavad seda pilti väga hästi. On üks noor poiss suitsuga käes ja see on täpselt Putini nagu. No, et on pandud sellised pildid peale ja siis mina ise olen mõelnud selle peale, et on, ütleks, et see on minu isiklik enda arvamus ja elu kogemus ja see statistika, mida ma ise näinud olen siis aastate vältel, et 2 surmapõhjust, miks eestlane sureb enneaegselt siis nii-öelda. Ja üks on siis alkohol ja teine on siis rasvumine. Et see sama, mis ütlesid, et toit muidugi meil on täielik
teadmatus sellest, mida me sisse sööme endale. Kuigi meil on ju, ma ei tea, toidu kvaliteet poes on tegelikult ikkagi palju parem kui kuskil mujal riikides. Kõikides riikides, kus ma reisinud olen ma alati mõelnud, et nii poes kui ka tegelikult restoranides ma olen tähele pannud seda, et ei ole võib-olla isegi midagi sellist, mida ma tahaks süüa, sest et ma ei taha seda frititud asja niimoodi näost sisse jääda, sest ma tean, mida see inimese kehaga teeb. Siis teiseks ma ei taha seda saia lõppmõttusena sisse, aga need on kõik need kiiresti kättesaadavad toidud, mida me saame kuskilt väljast osta või mis iganes või üldse kiirtoidu selline kiirtoidukultuur, siis see on ju igal pool, et ütleme Eestis isegi nagu ütleks, et vähem kui kuskil mujal. Kui läheks näiteks naabrite juurde kohe ja seal on see hoopis teine kohe, et just frititud asjad või üldse seda pidi nagu töödeldud toidud on, need tõstavadki sul sisemist rasva just väga. Ja ütleme, jällegi me vaatame ju keha poolest, vaatame seda, et mis siis, et mul on kõht ette tekkinud või naistel on sangad või tagumik läheb laiaks siis, või hakkab triceps siin mingi natuke tilbendama, siis et oi, et nüüd peab liigutama ennast hakkama. Lendu tõusta. Need on kõik välised tegurid. Ütleks see, et sul see triits siin lehvib aina, see otseselt nagu ei ole nii surmav ega midagi. See on lihtsalt sul mingi mõttetu mass kaasas, mida sa kannad, aga nüüd sisse inimene ei näe ja jällegi inimesel pole ka mitte mingit sellist nagu ütleme visiooni sellest näiteks, nagu ma sulle näitasin, mis tähendab sisemine rasvumine, sind üllatas see täpselt samamoodi. Mina ju näen seda iga päev oma tööl, ütleme, see ongi selline nagu sisemist rasvumist on enamikel, keda ma lahkan, on sisemise rasvaprotsent on suurem, kui võiks olla. Ja oled sa kõhna visuaalselt või oled sa siis tüse, et tihtipeale on see võib-olla selle kõhna inimese seest ma võin leida või lahkunu seest ma võin leida seda sisemist rasva ikkagi isegi rohkem kui selle väga suure lahkunu pealt, et see on selline, et sisse me ei näe. Näiteks kui sa kehaanalüüsi teed, ajal, kui mina siis tegelesin profiboksiga ja panin väga palju siis rõhku nii-öelda toitumisele, trennile, mina käisin ka 4 korda aastas kehaanalüüsi andmas ja nägin täpselt need protsendid kõik ära, et ja oli seda näha keha pealt, et sisemise rasva teke ongi meeste rahvana on palju lihtsam kui naistel. See lihtsalt on looduse poolt nii. Ja siis sa said mõõta selle analüüsi käigus sisemist rasvaprotsenti põhimõtteliselt. Ja, just, jah. See on jah huvitav, et see on teema, et on mingid inimesed olemas, kes geneetiliselt on neil näiteks hästi kiire seedimine ja ongi, mina olen ka seda tundnud elus, et mulle meeldib ka väga kiire toit ja see on niisugune dopamiinilaks ja mulle meeldib frititud kana ja kõik see asi, aga ongi ja ma võin teda üsna suurtes kogustes süüa enne, kui ma paksuks lähen, ütleme. Aga sa kunagi ei tea, mis su seest ja täpselt, et see ongi see huvitav faktor, et ongi, kui sa ütled, et mõni kõhn inimene, kes pealt näha on väga heas vormis, on ju, aga äkki ta toitumine tegelikult jube halb, aga lihtsalt ta visuaalselt ei võta juurde, kõik käib nii kiiresti läbi, on ju, aga sinna sisse jääb ikka midagi jälle. Just, et ja nüüd ongi nagu see rasvaprotsent, rasv otseses mõttes selle organite ümber seal. See on ju ilmselgelt, see tõmbab selle organi tööd ju nii palju, organ näeb nii palju rohkem vaeva, kui tal see nii-öelda see originaal töö seal on, et südame puhul, see on ju täitsa ulme, et sul, ütleme, ringkere siis on ju see jutt, et ma olen suure kondiga, vist öeldakse.
kont on ka naljaks öelda inimkeha kohta, aga ühesõnaga öeldakse vist suure kondiga olen ja siis mul ongi nii ja naa ja mul seda six-packi välja ei tule ja 100 muud vabandust veel, siis reaalsus on see, et kui mina olen 1,82 m ja teine siis maamees mu kõrvale võtta, kes on ka 1,82 m, aga kaalub minust 20-30 kilo rohkem ja võib-olla ei olegi nagu nii-öelda peale vaadates nii paks, siis ongi see, et ma olen võtnud välja ühelt lahkunult siis, kes oligi vist äkki minu pikkune ja kuskil 130 kilo ja selle mehe süda oli juba nii suur, südamesein oli ka muidugi nii laienenud juba, et see süda oli, kui ma käest seda hoidsin, siis ma vaatasin seda südant ja ringkere selles suhtes, sellel samal lahkunul on täpselt sama suur ringkere sul selle rasvumise või selle, ma ei tea, lihaste ehitamise või mis iganes, ringkere ei muutu, see luustik jääb sul samaks. Et see kõik kinnitub, see rasv kinnitub sul sinna sisse, ütleme nagu ringkere sisemine pool siis nii-öelda roiete vahele, sinna tekib rasvis ikkagi väga-väga viimase asjana, aga kui ta juba seal on, siis on asi juba nii kriitiline, et pigem ta ikkagi väljapoole ja siis mis siis nüüd nagu, siin diafragma hoiab siis su nii-öelda, ma ütlen sollasid siis eraldi siis su kopsust ja südamest ja nüüd selle ringkere sees sul ju on mingi kindel ruum ja su süda on juba nii suureks läinud, nii rasvun, nii laienenud, siis su kopsumaht läheb ilmselgelt ja väiksemaks, sest et see ruum kopsul on juba nii väike, et ütleme suure kehakaalu puhul ka saapapaela sidumine on ju siuke kardio, et anna alla, sa ju kuuled, inimene hakkab juba hingeldama. Kõnnib ta sul, ma ei tea, teisele korrusele, ta juba higeldab, nagu ta oleks maratoni jooks. See ongi inimesele kopsumaht, tal on juba hapnikumaht veres, on juba nii väike. Et see ongi selles suhtes, et ongi juhtunud, et lähedased on nõudnud lahangut, inimene on nii ülekaalus olnud, aga ta on 50 alguses seal, täpselt ei mäleta, ongi 50 algusest on väga noor inimene ja tal ongi tekkinud siis mingisugune nii-öelda on kõigepealt olnud paha ja siis sealt edasi siis ongi see, et on südame seiskumine toimunud ja mina ütlen jällegi aastate kogemuste pealt, ma ütlen seda, et ma tegelikult enam-vähem tean, mida ma sealt näen. Et selles suhtes, et jah, lahkunu lähedased on täiesti hämmingus, kuidas siis täiesti eluterve 50-ndates suur mees, kuidas ta siis nüüd järsku päeva pealt üles ütles, aga see ei ole järsku, kui sa suudad. See on nagu, see on ikkagi aastate pikkune vaev, et enda keha viia sinna. Et see ongi, kui sa võtad selle vaeva, mis sa selle alkoholi kuritarvituse, suitsetamise, toitumisega, mis sa kõik halvasti teed, et võtta see vaev ja pane see natuke liikumise peale, pane see trenni peale, siis sa oled väga-väga kaua ja väga-väga hästi võrdes sellega, et saapapaelu on raske siduda, mõtle, kui suur vaev see on. See suure kondi jutt tekitas ka minus kahtlusi juba hästi väiksena. Mul on üks mälestus meeles, kui ma olin emaga olin arsti juures, ma ei mäleta, kas perearsti juures ja istusin seal haigla koridoris on ju, ja teised inimesed ka istusid ja nägin ühte hästi ülekaalus inimest istumas. Ja väga spetsiifiliselt on mul meeles, et ma vaatasin selle inimese põlve ja see oli, selles mõttes ta jalad olid siuksed pakud on ju, ja põlv oli ka siis umbes nii lai on ju. Ja siis ma hakkasingi peas mõtlema, et põlv on veel eriti, mulle tundus, et siuke nagu paika pandud asi, see põlve, ta on siuke nagu kuna siin peal on ju, see põlvekeder. Et kas selle inimese see põlve, see keder on nagu nii lai või? Et see ei ole ju loogiline on ju, et ta ei saa olla nagu siuke suur kilp sul lihtsalt, et see inimene ei ole ju ta ei ole hiiglane, et siis mul juba oli siuke, ma ise nagu peas ei pannud toona seda muidugi kokku, aga suure kondi jutt tundus mulle
kahtlane. Aga räägi sellest, kuidas lahti lõikamine käib. Kas sa võtadki relaka kätte ja hakkad rindkerest minema ja tõmbad kõhuni välja ja siis tõmbad nagu kardinad niimoodi eest ära ja... Ütleme, võib-olla kui rääkides, siis inimesel, kes pole kunagi kuulnud sellest midagi või ei ole, tegelikult täitsa normaalne ja täitsa okei on see, et inimene ei ole kunagi ka mõelnud selle peale, mismoodi see protsess käib. Et on küll, igal lahkel on oma käekiri, aga üldjuhul siis ikkagi see on kuldreegel, et võetakse siis keelest kuni siis soole lõpuni võetakse kõik ühes tükis välja, või võetakse, ma võin öelda, siis võtan välja ühes tükis välja ja panen selle siis eraldi laua peale, kus siis patoloog hakkab ekseldama kõiki neid erinevaid organeid ja nii-öelda siis ongi see, et minu töö siis on võtta kõik lahkunu seest välja ühes tükis, et ma ei kahjustaks miskit ja muidugi kõik on ka, kui näiteks mingisugune lõige läheb mingist organist läbi või soolest läbi kuskilt, siis tegelikult seda on ka kohe näha, et see on surmajärgne, see on lahangul tekkinud lõige. See ei ole see, et nüüd et selline haav on nüüd siin sees, et vaata, kõik asjad on ikkagi tegelikult lahanguprotsessis on kohe aru saada, mis on siis surmajärgne, mis on surmaeelne. Ehk siis ma võtan kõigepealt siis ringkere lahti alati siit siis kõrisilmast allapoole, sest et kui tuleb, kunagi ei tea, kas tuleb lahtise kirstuga matus või tuleb kinnise kirstuga matus, et nii-öelda väliselt ei tohi kuidagi ei nägu ega kaela siis lõhkuda. Kuna ma töötasin ka aastaid surnu korrastajana, siis ma tean väga hästi need lahangult tulnud lahkunud, kes siis olid halvasti lahti võetud, kui suur probleem on pärast, kui tuleb lahtise kirstuga matus. Kas on see lõige siis nagu natuke liiga kõrgelt, kas siis on halvasti kinni õmmeldud, et kõik see, sa näed ära sellest, kas see inimene, kes on selle lahkunaga tegelenud, kas ta on hoolinud või mitte. Et see ongi, võib jääda selline ma ei tea, kõik, kes siis nagu matuse büroos või kes siis patoloogia poolel seal lahkunutega tegelevad, lahanguga tegelevad, et mul on ka palju öeldud seda, et sa vist oled väga, et sul empaatia võime puudub, et oled selline, et peast on vist midagi korrast ära, et kuidas sa sükest ametit pead, siis on, ma ei tea, ma ei ole lihunik, et selles suhtes, kui olen ma kas lahangu teinud või surnu korrastamist teinud, siis tegelikult sa näed sellest lahkunust, kas inimene, kes seda teinud on hoolinud või mitte. Et näed sa selle lõikest ära, näed sa selle õmblusest ära. Õmblus on ka väga tähtis, et õmblus ei hakkaks lekkima pärast siis ja kuna kõik, mis ma seest välja võtan, sellega ma tagasi panen sinna ehk siis ja tuleb täide ja omad kindlad sellised protseduurid, kuidas ma siis teen ta nii-öelda lekkikindlaks, aga õmblus on ka väga tähtis alati. Eriti pea puhul, kui sa pea lahti võtad, siis et ütleme, see võib jälle jääda sellise müstilise, kuidas sa nagu võtad pea lahti ja kuidas sa pärast saad siis lahtise kirstuga matuse teha, et see on ju Frankenstein seal, aga müts pähe. või siis, aga tegelikult on see, et jällegi ma lähtun vägagi sellest piirkonnast, mis nii-öelda siis kui ta nüüd läheb kirstu, siis padja sisse läheb see osa peast ja siit tagant ma teengi sükse õmbluse ja selle õmbluse käigus ma saan mul on juba juurdepääs kõigele ja saan ka selle kolju lahti võtta ja saan naju välja võtta, et see on ja pärast ma saan selle kinni õmmelda niimoodi, et näiteks kui on lühikesed juuksed, siis isegi siis pole üldse näha, et kunagi see pea lahti on käinud, aga siis väga lühikeste juuste puhul siis või kiilakas pea, siis ikkagi ma teen selle sükses piirkonda, kus lahkunu pannakse kirstu sisse ja see osa jääb sinna padja
padja alla siis peitu nii-öelda. Et mina mõtlen alati selle protsessi läbi lahkajana ka, et milline ta pärast seda lahangut välja näeb. Et on teatud asjad, mis ütleme, kui sa selle kõri ja keele tegelikult ju lahkunust välja võtad, siis kas suu kukub täitsa lahti või ta kukub mõnes mõttes sissepoole ja mõtle kõri ju täpselt samamoodi. Kõri ju kukub täitsa sisse, et ta ei ole ju selle kujuga enam. Et kui sa nüüd seda lahkunut vaataks ilma selle kõri ja selle suu täiteta, siis ta oleks nii ebaloomulik. Ja seda on ka kahjuks jällegi mõnel matusel ma olen näinud, et on võib-olla siis selline lõdvarandmega on seda täidet siis tehtud nii-öelda selle kõri ja suu puhul, et lahkunu näeb väga ebaloomulik välja. Mina olen ise kunsti inimene, siis mis ma ka üldjuhul korrastamise puhul ka, siis ma alati kutsun ette seda inimest siis nii-öelda elusana. Ja mõned korrad ka anti mulle pilt sellest nii-öelda siis elusast inimesest ja kõik, et kuni selleni, et sa teed meigi lahkunule, teed talle, ma isegi ongi, kui on vaja, siis keeran ka lokitangidega lokid pähe. Ka pähe, just, habe korrigeerimine, kõik asjad, et see on selline, ütleme, nüüd sinna tagasi jälle jõudes, et sul pole empaatiat või siis sa oled retsidede vist, siis vastupidi, ma väga hoolin, et see on nagu selline empaatia lahkunute vastu ka, sellepärast, et ütleme, kui hing seda keha üleval hoiab, inimene seda keha üleval hoiab ja kui see hing lahkub, see inimene lahkub sellest kehast, siis tema enam ei saa ju mitte midagi teha. Jääb ta siis sinna surivoodile, jääb ta sinna tänavale, jääb ta kus iganes ta lahkus, jääb ta sinna sellisena täpselt nagu ta oli. Ja see on ju lahkunu lähedastele väga karm vaatepilt, kui ta nüüd võttagi nüüd seal kägaras asendist ja palun, nii on ja nüüd kõik kummardame seda keha seal, aga mina siis alati olen mõelnud seda, et milline ta siis seal kirstus välja näeb ja et võimalikult siis selles suhtes, et surnu kehast sa ikkagi elusat inimest ei tee, see on kindel, aga on olnud kordi, kus aastaid hiljem olen ma näinud lahkunul lähedasi ja nad on öelnud, et ma tean, kes sa oled ja et sina korrastasid mu isa ja sa tegid mu isa 20 aastat nooremaks, et ma ei kujuta ette, kuidas seda tegid ja me oleme nii tänulikud, et me iga aasta mäletame ka seda ja tuleb jutuks, et oli, et isa nägi selline välja, et meil oli uhkusega oli lahtise kirstuga matus, kuigi me kartsime, et peab kinnise kirstuga tegema, et surnu keha näeb nii hirmus välja, aga oli ja nemad siis ka samamoodi, nad ütlesid, et oli näha, et see, kes seda tegi, hoolis. Üks selline film on olemas nagu 21 grammi, ma ei tea, kas sa seda näinud oled, et seal visatakse õhku teooria justkui, et kui võtta inimene, kes on just suremas ja teda kaaluda ja siis hetki hiljem, kui ta on surnud, siis uuesti kaaluda, siis on ta 21 grammi kergem ja hing kaalub 21 grammi. Nõustud selle teooriaga? Tean seda teooriat ja ma jälle ei oska kaasa rääkida sellistest asjadest, kus otseselt pole seda juurelnud ja ma ei ole kunagi ka see inimene, kes kolmandast isikust räägib, et on näiteid, see inimene tegi seda, ta kolmandat, et ma nüüd arvan ka nii ja see 21 grammi, ma küll olen usklik ja ma väga olen endal pulkadeks lahti võtnud, mis tähendab keha, vaim ja hing ja millest me siis koosneme. Aga see 21 grammi, ütleme, lahkunu ju, kuidas öelda siis, ütleme, võib siis öelda nagu igistab peale ka seda
hinge lahkumist sealt kehast, et ja erinevad vedelikud väljuvad kehast igalt poolt, et see 21 grammi hingekaal, ma tean küll seda teooriat, aga ma ei ole otseselt ise. No see on niisugune ilus kunstiline, ütleme, idee selle filmi puhul ja äge film oli see. Kas, kui võtta inimese aju välja, et kas ajud ka kuidagi erinevad, kui sa visuaalselt vaatad, et ongi, kui sa räägid, on ju erinevatest elunditest, maks ja nii edasi, tihti näed on inimese, ma ei tea, elustiili, selle elundi visuaalselt on ju, et kui suur ta on, milline ta on. Kas inimese ajud ka kuidagi erinevad? Jällegi olen ka ise üllatunud, kuidas on võimalik taaskord aju väiksemaks alkoholiga juua. Päriselt, see on fakt, et see võingi näite tuua, jällegi lahangud on palju olnud, aga lähimatest sellistest lahangutest ma võingi välja tuua taaskord üks lahkunu, kes siis oli oma 50 alguses ka jälle noor inimene, arvatavasti tarbis alkoholi igapäevaselt siis ja tema suhtes siis samamoodi võiks öelda need väljendid, näiteks ma jõin ennast kooma või ta jäi täiesti koomas. Et peo käigus või mis iganes järgmine päev öeldaks, siis ma võin öelda, et see härrasmees otseses mõttes jäi kooma ennast, kodus ta kokku kukkus ja kui kiirabi sinna jõudis, ta oli selles mõttes elus ja haiglasse ta viidi. Haiglas ta volikut otsas seal oli, ta selles mõttes oli elus, aga ta oli juba kooma seisundis ja siis siis ta nii-öelda kehatöö siis lõppes ja sattus ta minu siis lahangulauale ja selle noormehe aju konkreetselt oli, kui ta nüüd istub seal koljukoore sees, siis lahkunu on siis ju kuklaga vastu siis lauda ja siis reaalselt see aju oli palju väiksem, kui ta võiks olla, et tavaliselt on aju ikkagi, ta on selle kolju sees seal, ütleme, mitte nüüd tihkelt kinni, aga ta on ikkagi suht seinast seina ja sellel lahkunul siis oli see aju nii-öelda nagu rippus veits seal või et see on otsaesises oli juba suur vahe sees ja tegu oligi siis mõlemapoolne aju-verejooks, et selle inimese suhtes ka ei olnud nagu pääsu sellest surmast, et ja konkreetne siis nii-öelda surmapõhjus on ju tegelikult alkoholi kuritarvitamine, et sul verejooks, sul nii-öelda kõik veresooned sul venivad, venimise peale soon ju läheb tegelikult õhemaks ja näiteks kui see kolju sees kogu aeg see aju seal tilbendab, see samamoodi kõik need sooned ka ju tegelikult venivad seal, ahenevad ja mingist hetkest nad annavad järgi ja käib väike plahvatus seal ja see verejooks tekib, et ütleme, et jah, on võimalik otseses mõttes ennast kooma juua ja on otseses mõttes võimalik siis ka aju väiksemaks juua endal, et see ei tähenda seda, et sa oled kuidagi, ütleme, see sama inimene, kelle see aju on väiksemaks jõudnud, ta ei ole selles mõttes kuidagi lollakas ega kuidagi, ta ikkagi tegelikult ju räägib täpselt samamoodi nagu ta on olnud ja kõik, muidugi diktsioon on nagunii juba õhtal sellest, just sellest. Ja minu tagasihoidlik teooria on kohe see, et see inimene oleks surnud isegi veel varem, kui ta oleks tegelenud näiteks boksiga. Just, et muidugi. Mul tekib ka visuaalselt, kui vaadata selliseid tohutuid haamrikäsi, ma ei tea, mingid Pereirat või Mike Tysonit näiteks, siis mul tekib visuaalselt, kui ma vaatan neid faite, visuaalselt mul tekib see efekt, et kui ta saab selle löögi, et kuidas see aju seal vastu koljut niimoodi käib, on ju. Ja ütleme, kui aju on väiksem, siis see distants on ju suurem, on ju, siis ta käib nagu veel rohkem. Ja. Et kui sul on hästi tihedalt täis, siis ta
on see distants väiksem, on ju. Ongi juba veresoonad tegelikult kõik seal läheksid puruks nagu kui selline, näiteks sellisel alkoholi tugevalt kuritarvitanud inimesel tal ka väike kukkumine nii-öelda võib ka olla siis elu lõpetada. Et palju ohtlikum kui tavaliselt, ütleme ekstreemsportlane, kes seal ilma keevrita sõidab, kukub 1000 korda vastu asfaltit peaga ja tal mingi sellist tugevat kahjustust ei tekigi. Aga sellisel terve elu alkoholi kuritarvitanud, siis temal piisab sellest ühest väiksest komistusest ja tekib ajuvere jooks ja Ehkki on muidugi ütlus, et Jumal hoiab joodikuid ja tihti peale joodikud kukuvad esiteks rohkem, on ju. Aga võib-olla pääsevad vähemate luumurdudega, kuna keha on nii pehme ja ta vajubki nagu siuke tühi kott kokku, on ju. Aga kui me rääkisime, siis ma rääkisin sulle enda lemmik sarimõrvarist nimega The Iceman, kelle trikk siis oli, tema lõikas hästi palju inimesi lahti ja tükkideks ja pani endale lõhnaõlis ja vuntside peale alati, et seda laiba haisu paremini taluda, on ju. Kuidas sul sellega on? Kas sul ei tekita see mingisugust õõvastavat tunnet ikkagi? Kui ma aastaid tegin politseiga koostööd, siis olid sündmuskohtadel käisin siis lahkunud ära viimas. Oli kordasid, kus lahkunu surnukeha oli seal nädalad või kuid mädanenud. Ma ütlen selle kohta siis naljaga selline lahkunu surnukeha vedelas olekus juba, ta oli põrandaga üheks saanud, siis seda haisu oli seal, oli nii palju, et ütleme ühiselamu 5-kordne, kus need pikad koridorid on, et keskelt läheb see üks trepp üles ja siis mõlemale poole lähevad need pikad trepikojad. Oli niimoodi ka, et suvel näiteks me lähme politsei teeb kutse meile, me kunagi ei tea, mis sündmuskoht ees ootab, lihtsalt see aadresse, kuhu minna siis ja juba siis sellest nii-öelda paraadne uksest sisse astudes, välisuksest sisse astudes sa tunned, opa, et siin on nüüd nii-öelda maakeeli roisk. See on siis lahkunud surnukeha, kes on kauem olnud seal ja juba lagunemisprotsess on juba väga kaugel. Ja tingimused on ka täpselt sellised, soe ilm, kõik see ju tekitab täpselt sellised tingimused, et surnukeha hakkab palju kiiremini lagunema ja tekib selline roiskumine ja tihtipeale siis politseid või ametnikud siis panid endale mitu maski ette või respiraatori ette ja ikka käis selline öökimine. Jällegi täiesti okei asi, mis ma ei tea, kas selle haisuga peab ära harjuma, üldse ei pea harjuma, aga ma ütleks sedapidi, et kui sa lähed selle ameti peale, hakkad lahkunutega tegelema. Näiteks ütleme ametnikud, nende see põhitöö ei ole ju, põhitöö on ikkagi ju elusad, mitte lahkunud. Nad satuvad sündmuskohtadele, kus on surnukehad, aga see on nii väike osa sellest ülejäänud tööst. Nüüd, kui sa töötad matusebüroos, siis ainult lahkunud sul ongi, töötad sa lahkajana, jälle ainult lahkunud, töötad sa surnu transpordis. Ainult lahkunud, ehk siis kui sa selle ameti peal oled, siis minu arvamus tegelikult on, kas sul on see, et sul hakkab vastik selle haisu peale või sul ei ole seda, et see ei ole minu arust mingi asi, millega ära harjuda. Et olen kuulnud palju kommenteerimas siis ametnike kõrval, et teie vist olete harjunud, sest et me ikkagi paari mehega koos siis alati me olime ilma maskita siis ja ütleme tore oleks mõelda küll, et paned, ma ei tea, gaasimaski pähe endale või paned respiraatori ette või mis iganes asja sa paned ette, aga praktika ütleb seda, et kui sa nüüd selle kanderaamiga hakkad sealt 5. või 7. korruselt alla minema selle võib-olla 100+ kilo surnukehaga, siis selle maski sa esimese asjana eest ära võtad. Ehk siis see praktikas ei ole seda, sa ei saa seda maski kasutada, aga mul tõesti ei ole vist olnud sellist, mitte et ma mingit lõhna või haisu ei tunneks, aga kuidagi, ma ei tea, mu aju vist fikseerib ära selle, et see on loomulik osa sellest ja ma
mind ei heiduta jah see nii-öelda roisuais või surnukeha või lõikame me seal lahangusaalis mao lahti või pärasoole lõikame lahti. Noh, ma ei tea, võib-olla haigla koridori teisest poolest tuleb jälle keegi, et tunda on, et jälle tegite, et lahang toimus on ja seal on mingi 100 ust vahel ja ikkagi nad tunnevad seda ja minul endal on, see ei ole nüüd nagu meeldiv asi, see ei ole see, et ütleme, kui ma nüüd roisu kohal olen ja et tavai, ma nüüd naudin seda või jäängi seda sisse hingama, seda ei ole, aga selles suhtes, et see ei ole jälle siuke asi, et ma peaks öökima või siis ma ei tea, kiljudest vast välja astuma või jooksma, et seda ei ole. Inimesed on tõesti erinevad, et enamus inimestelt küsida, et kas sulle meeldib bensiini lõhn, on ju, siis see enamustele meeldib, aga kunagi mul oli üks sõber, kes ütles, et tema tohutult naudib värskelt pandud asfaldi lõhna, mis on minu jaoks ei ole üldse meeldib lõhn, on ju. Aga talle see näiteks meeldis, on ju, tõsimeeli, et tema ei olnud selle vastu üldse, on ju, et suvel kõik teavad, ülipalavaga on see musta asfaldis. Tean. Ja taaskord see ei ole väga tervislik asi, mille sisse hingata. Täpselt samamoodi nagu bensiin, seda ei ole. Aga see ütlekski kokku võttes siis ütleme oma kogemuse pealt, et suurimad eestlaste tapjad on siis sisemine rasvumine ja alkoholi liigtarvitamisest tulnud erinevad. Jah, võib-olla lühemalt isegi öelda, et rasvumine, lihtsalt rasvumine on kindlasti, mis on, ütleme, kui see sind otseselt ära ei tapa nüüd lähimate aastate jooksul, siis su elu kvaliteet on ikkagi nii palju halvem tänu sellele. Ja teine asi siis jah, alkohol, et ma tahtsin öelda ennem tuua võrdluse, et kui suitsupaki peal on kõik need hirmsad pildid ja asjad, siis tegelikult võiks ju krõpsupakile panna täpselt samamoodi need pildid sellest samast, mis ma sulle näitasin, sisemine rasvumine, panna võib-olla siis frititud asjadele, ütleme, kui ma lähen toidupoodi, ma võin ikkagi seal väga palju leida tooteid, kuhu peale ma paneks selle sildi, sest et see toite väärtus, mida ta sulle nii-öelda kasumi mõistes annab, on olematu võrreldes sellega, kui palju ta kahju sulle toob, et see on nagu isegi on meil need tervislikud proteiini šokolaadi, kohupiimad, pudingud, mis iganes need asjad on, ja siis äge ongi, et kui sa paned selle, ma ei tea, kulturisti pildi sinna peale või paned selle, et see keegi soovitab või tänapäeval on ju need sunamudjad või kuidas selle kohta öelda, et nemad ütlevad, et see on nüüd hea, aga näiteks, kuidas saab olla üks kohupiim ilma suhkruta, nagu seal kirjas on, et ilma suhkruta, no sugar, kõik joogid, asjad, kõik limonaadid, asjad. Kuidas ta magus siis on? Kuidas ta siis magus on? Ja selle asja nimi on ju suhkruasendajad ja nüüd see valgupulber, mis on siis nii tervislik sulle, et sa seda sööd ja biitseps kasvab, siis tegelikult ju nad peidavad jumala ilusti ära selle, et palju seal suhkruasendajad sees on, mis on tegelikult väga kahjulikud su tervisele, et see on niisugune kus öeldakse nokk-kinni saba lahti vist või? Ja mulle tundub see alati, ma olen võrrelnud seda, mulle meeldivad kõigast mingi Coca Zero jooki juua, on ju, et kaloreid ei ole ja tegelikult maitseb enam täpselt nagu see sama, on ju. Aga ütleme, sisetunne ütleb ja seda, et tasuta lõunaid ei ole olemas, et kuidagi sa ikka maksad ja siis ongi see suhkruasendaja nagu mingi omakorda mingi ulmekeemia, et võib-olla väliselt ta ei tee, on ju, sul ei tulegi neid kaloreid juurde ja väliselt hoiab korras sind, on ju, aga midagi ta ikka, kuidagi ta ikka on kahjulik. Et veresoonkonnaga, mis ta sul täpselt teeb, seal ju, ütleme, jälle see mu enda isiklik arvamus, ma ei räägi nüüd siin, ma ei tea, meditsiiniprofessorina ega midagi, ma räägin isiklikult arvamusest, et kui sa nüüd selle Coca-Cola tavalise ära jood, see sisaldab palju suhkurt, siis vaata see suhkur, mis seal sees on, see on sulle justkui kütuseks, et sa jõuaks teha, mine tee trenni, sa põletad ära need kalorid ja nüüd sa võtad selle
ma ei tea, nimesid on üldse ilus öelda. Ei no ikka võib kõik öelda. No üks neid nulljooke on igal pool olemas. Just, et mis iganes see Zero seal taga on, ja siis seal ei ole seda kalorit sees, seal ei ole seda suhkurt sees, aga kõik muu, mis selle magusaks teeb, siis seda sa trennis ära ei põleta. Et see, kuidas ja mismoodi ta mõjub su tervisele, on see energiajookidest veel eriti, see on nagu see hull, et energiajook ise on halb su tervisele ja siis pane see Zero ka veel sinna juurde ja jõhker, kuidas see manipuleerib selles mõttes ju seda tarbijat, et see justkui on tervislikum. Aga ma mõtlen, et see on energiajook, mis on nagunii sulle halb ja seal on veel suhkruasendajaid ka selliseid sees, mida siukene Mendelejevi tabel sees, et kuidas, mis osa sellest üldse saab olla? Et ütleme, limonaadi suhtes võib olla, et see mingigi vedelikku sisse tarbida endale, aga energiajoogis see viib veel sul vedelikku välja ka, et see kofeiini sisaldus seal, see viib sul vedelikku veel kihast välja, pluss ta on siis suhkruasendajad täis ja teiseks ta on ju ka, ta on ju su südamele koormav väga, et ütleme, olengi öö läbi üleval olnud, ma tahan järgmine päev natukene erksam olla, mul on tähtsam mingit asja vaja teha. Ma võtan seda energiajooki, aga ma ei taha nagu paksuks minna, et ma olen ikkagi nii fitness mees, ma käin trennis, ma olen see 3-4 ja jälgin oma toitumist, ma võtan siis selle Zero lõpuga selle energiajoogi ja siis sa paned enda tervisele siukest paugu ära ja justkui ajus sisendad endale, et ma valisin selle parema viisi. Parem viis on tegelikult võib-olla 10-15 minutit teha väike power nap ja sa saad selle energia, mis seal tehislikult tekitad endale nendest imeainetest, mis seal kõik koos on. Ja see on muidugi seotud ja sellega, et fitness on kultuseks muutunud või selliseks suureks, ütleme, ühiskondlikult väga laialdaseks moe asjaks on ju ja kõigel on alati 2 poolt, et iseenesest see on ju tore, et ma ei tea, tervislikud eluviisid, trenni tegemine, toitumise jälgimine, kõik see on inimestel rohkem info selle kohta rohkem kätte saadav, see ongi popp on olla nagu siuke kutt, kes käib jõusaalis ja jälgib oma seda on ju, aga teiselt poolelt ongi ju selles mõttes see turundusasi, kõik mis seal taga on, kõik need pudingud ja asjad ja mis on see tundub mulle alati, et tasuta lõunaid ei ole olemas, et kuidas saab olla mingi asi, milles ei ole üldse kaloreid, seal on kõik ainult head asjad, ainult valku ja ainult mingit kõik seda on ju. No see näiteks nagu valgupulbrite peale pannakse ka neid kulturistide pilte ja need maailma tipud siis nii-öelda, et ütleme, kui siis, ma ei tea, 16-aastane, 18-aastane inimene võtab selle pulbri kätte, ta näeb, seal on monstrum on seal peal, see on ju jõhker, mis kehaga need tippkulturistid on. Aga jällegi sellest valgupulbrist on asi väga kaugel, sellepärast, et see on see pisike osa sellest, mis nii-öelda siis hormoone tarbib see kulturist seal, et ei ole võimalik selle luustiku peale ehitada sellist tähendab sugust lihasmassi, et me ei ole loodud sellist lihast kandma üldse mingit moodi, et see ongi, et kui on ebaloomulik selline lihasmass keha peal, siis on ka ebaloomulik viis selle tegemiseks, et see ongi, on see testosterooni juurde süstimine, on see kasvuhormooni juurde süstimine ja neid aineid on must miljon veel, mida tehakse ja see ongi naljakas, et nagu seal valgupulbri peal olev see mees, kes siis tegelikult kõiki neid, ma ei tea, 8 erinevat hormooni ja steroidi tarbib, on pandud selle proteiini või valgupulbri peale ja jääb see mulje, et kui ma nüüd seda valgupulbrit see aitab sul just, et selle trenni kõrvale ma võtan seda ja ma ju veel vaatan video YouTube'ist, kus see sama vend, kes seal pulbri peal on, näitab, kuidas ta seda pulbrit endal kas siis sinna pudru sisse paneb või sinna vee sisse, et kuidas nüüd see too 3-4 ja mis kaloreid asju tarbida, aga nad ei räägi ka sellest, mis on lisatooted, lisaained, mida nad siis kehasse panevad, et selline ja ütleme, see on ka ju fakt, et
isegi see steroide täis pumbatud kulturist või mis iganes lihtsalt kasvatab enda lihast surmapõhjused tihtipeale on ikkagi tegelikult mitte need steroidid otseselt, vaid need pulbrid, mida sa võid sealt Prisma letist ka osta. Ehk siis need pre-workoutid, need, kus eesti keeles siis on ergutid. Sa võid seda osta toidupoest, sa võid osta seda toidulisandite poest ja seal tavaliselt on ka alati ju jõhker mingi gorilla pelt, jõhker mingi power, kõik shred, kõik sa lendad õhku, kus sa seda pre-workouti võtad, ja ka Eestis on seda juhtunud ju, kus noor poiss siis sai surmava laksu siis nii-öelda jõusaalis ja ta ei pääsenud eluga, et pre-workout oli see, mis põhjustas tal selle südamese iskumise. Erm, ma lõpetuseks küsin ühe filosoofilise küsimuse ka selle põhjal, mida sa enne korra mainisid, et sa oled enda peas ära eristanud nende 3 faktori vahel, mis on keha, mis on vaim ja mis on hing. Kuidas sa neid eristad? Mis need sinu jaoks on? Ütleme sedapidi, et jällegi selline elu, ma jälle tulen pika jutuga, elukogemus selline, et ma käin Aatosel Kreekas, siis selline saar, see on Jumala ema saar. See on selline koht, kus sind kutsutakse, seal elavad ainult mungad, seal on ainult kloostrid ja seal on ainult kirikud. Et käin siis aastas korra, elan siis seal nii-öelda siis kas nädal või 2 nädalat ja see on selline koht, kus siis nii-öelda turistina sa minna ei saa ja seal ongi ainult siis, kui sind kutsutakse, aga kuna mina olen teinud palju siis koostööd kirikuõpetajatega ja just õigeusu õpetajatega, siis on mul selline suurepärane võimalus, et mind on kutsutud sinna ja olen väga tänulik selle eest, sest et see raamatuteooria on alati üks asi, aga see elupraktika ja see kogemus, mis on siis olles nii lähedal sellele, ütleme, kas mitte Mel Gibson ka just ei maininud seda see aasta minu arust, et tema käis siis ka esimest korda Aatosel ja ta ütleski, et ta pole tundnud Jumala juuresolekut kunagi nii lähedalt kui seal ja ta on ju eluaegne usklik olnud ja religioosne inimene ja nii-öelda öeldaksegi, et Aatos on siis lähim koht Jumalale maailmas, on üle 2000 meetri kõrge siis selline mäetipp ja eraldatud siis selline saar ja kuna seal elab üle 2000 munga ja need mungad ei ole väga siis selle füüsilise maailmaga nii suures seoses, kui meie siin ühiskonnas oleme. See ühiskond või see, mida me teeme, käime tööl ja teeme seda, tarbime toda 3. ja 4. See on kõik ju füüsiline, see on kõik see kategooria, mis läheb keha alla. Ja nüüd hinge ja vaimu alla läheb see siis pool, mida siis need mungad täpselt seal teevad, et see Jumala teenimine nii-öelda päevast päeva terve elu ja see on ju kestnud aastatuhandeid. Nendel munkadel siis on, ütleme kõik, mis sa siin füüsilises ühiskonna selles normis või maailmas näed või kuuled, siis seal siis nii-öelda munkade sees või siis see Jumala ema saarel olles siis mida sa näed ja koged, seal on sellised, mida nagu sealt kaasa siia ei saa võtta, sest et siin tundub see võimatu. Aga on ju loogiline, kui meie elame siin maailmas ainult kehas, või ütleme 90% oma kehas ja siis meil on see 10% on meil vaimule ja hingele anda. Aga kui sa lähed sinna ja vaatad see päris vaimulik, tema elab võib-olla 90% selles vaimu ja hingemaailmas ja selles kehas siis 10%, et üldse kummast siis või millest siis nii-öelda inimene koosneb, et kui palju, tal on see 100% selle 3 vahel ära jagada, vaimu, hinge ja keha. Kahjuks me elame nii kehas, me oleme nii tarbimisühiskond, me oleme nii uhked asjad, töö peab ikka olema see, et palju raha saada. Mitte see, mida nii-öelda otseses mõttes hing ihaldab. Et mina ütleks sedapidi just, et kui see 8 tundi päevas
paned mingi ameti peale või mingi töökoha peale, siis mõtle, kui see sinu vaimu ja hinge iga päev nüristab ja selles mõttes ka, kui su vaim väsib, siis ka su keha annab ju järgi varem või hiljem, sest kõigepealt tuleb ju vaimne tervis. On ju vaimne tervis, et ütleme, kas ma olen oma eluga rahul või näiteks ongi see, et hommikul ärkanud, ma pean jälle tööle minema. Sul on juba, su vaim on nii vaevatud sellest, siis tekivadki haigused su kehas, tekivadki sõltuvused mingisugustes, on see nikotiin, on see alkohol, on see narkootikumid, tekitabki sellist, et sellest vaimsest tervisest, kuna seda käega katsuda ei saa ja seda nagu silmaga ei näe, siis see on justkui jääb sellele tagaplaanile võrreldes sellega, et seda keha maailma ma näen neid uhkeid autosid ju, ma näen neid ilusaid poolpaljaid naisi ju, aga see on ju kõik tarbimine, et selles suhtes sa ei saa ju mitte mingit lisa sealt. Kuidas on see, et sa ostad selle uhkema auto endale, kuidas see peaks su vaimu või hinge kuidagi tervendama või ravima või aitama, et see ongi selline, kui sa räägid mungaga, kes ongi näiteks erakmunk, kes on 20 aastat elanud ilma vee ja ilma elektrita, ta teab kõigest kõike, tal on juurdepääs sellele vaimsele maailmale nii suur, ta on nii rõõmus, ta on nii õnnelik, sest tema ei ole see tarbija ja tal on selline, ongi südamerahu sellest, et ta ei ole võtnud endale mingeid mõttetuid kohustusi, mis meil on. Me elame ju palgapäevast palgapäevani ja see palgapäev on ainult selle asja, palka saama ainult selle nimel, et seda laenu või liisingut maksta. Et see ongi selline, et osta asju, mida meil tegelikult vaja ei ole, nagu Fight Clubi kuulus see. Just, ja seal oli ka veel see, et asjad, mida sa omad, lõpuks omavad sind. Et vaimne tervis kannatab selle all, mida rohkem seal on tal kulinaid ja mõttetuid asju ligi võtad. Et ütleme, vaim ja hing ikkagi, ma ütleks siis sedapidi, et vaim oled sina kui inimene, sinu vaim ja hing on siis nagu see, et hinged suhtlevad oma vahel. Et ütleme, kui jällegi, kui nüüd olla ebausklik, ma olen ju nii palju puid alla saanud elus sellel teemal, et mis mõttes sa usud Jumalasse, et jällegi ma võtan jällegi selle mitte nagu selle kolmanda isiku näite, ma võtan enda näite sellest, ma olen lahkunutega nii palju tegelenud, ma olen arvatavasti kindlasti üle 2000 lahkuna on minu käest ju läbi käinud. Ma olen surma nii palju näinud, ma olen seda kogenud lähedaste poolt, olen seda väga lähedaste inimeste enesetapu puhul, olen seda kogenud, olen nii-öelda surma juuresolekut ruumis kogenud, näinud, tundnud. Mul on seda kogemust palju ja ma lähtun sellest, mitte ma ei lähtu sellest, et sa kuskil Facebooki foorumis või Facebooki kommuunis kuskil midagi lugesid, et ma lähtun ikkagi elust ja minu arvamus ongi selline, et näiteks kui ma ebausklikule toon näite, et sa astud ruumi, kus on 5 inimest ja sa tunned ennem, kui sa võib-olla isegi mingisuguse vestlusesse laskud selle ühe inimesega sellest 5, tunned, et see üks inimene ei ole sinu inimene seal ruumis või sa tunned mingit ebamugavust, eks ole. Mina ütlekski selle peale, et see ongi see hinge tasandil. See on see hinge tasandil suhtlus, see ongi see, mida sa jälle käega katsuda ei saa. See ebausklik võib jälle sealt füüsilisest keha maailmast tuua nii palju mingeid näiteid. Ei, tal oli see seljas, ta haises, tal oli see too 3, 4. Et sa võid endale neid, ütleme, ebausklik on mõnes mõttes rohkem fanatt kui see usklik või see vaimulik. Ta on nii ta tegeleb nii paljude asjadega endale sisestada ja põhjendada ja tõlkida, et olla ebausklik. Võrdes sellega, et kui ta selle natukenegi sellest protsendist, mis ta selle ebausu peale paneb ja selle tõlgendamise peale, kui ta natukenegi vaataks sellest nii-öelda kastist välja ja lubaks oma vaimul ja hingel enda eest rääkida, mitte sellel kehal, sellel ajul ja sellel mõistusel. Siis ütleme sellest ebausklikust usklikuni või vaimulikuni või hingelise inimeseni. See oleks nii väike tee nagu, et jah. Aitäh sulle, väga huvitav paralleel tuli välja, et
et sisemine inimese organite vaheline rasv on see, mida silmaga ei näe. Ja siis me lõpetasime sellega, et vaimu poole on see ka, mida silmaga ei näe. Just. Aitäh sulle, et tulid. Jah, aitäh kutsumast. Eesti Esu.